Mart, mul on hea meel, et sind siin oma kodus võõrustada täna. Kui mina oma tuttavatele ja inimestele püüan selgitada, mis asi on lunastus ja miks see on vajalik või miks see ka nende elu puudutab, siis ma kuulen selliseid vastuseid, et see on juudi traditsioon. Või teine variant on, et see on mingisugune muinasjutt, kogu see Kristuse lugu ja et see ei puuduta mind, et see on mingi vana asi, mis absoluutselt tänapäeval ei oma mitte mingit tähendust. Mis sa ütleksid sellistele inimestele? Kuidas see ikkagi puudutab neid? No see puudutab iga inimest, sellepärast, et seda saavad öelda ainult inimesed, kes ei tunne vaimseid asju. Selles mõttes, et kõik asjad on omavahel seotud, kõik, mida me teeme, omab tagajärgi, kas häid või halbu, aga tagajärjed on täiesti raudselt ja eitamatult olemas. Nii et väga vähe inimesi siin maailmas üldse oma elu kestel peatub ja teeb mingeid vahekokkuvõtteid. Väga vähesed mõtlevad üldse seda. Ja me tänane maailm hindab ainult raha, edu, kuulsust ja ei hooli mitte penni eestki, kuidas see on saavutatud. Aga Jumala sõna ütleb, et see, kui sa saad ülekohtuga rikkaks, see toob sulle needuse kaela, see sööb su elusalt ära, kõik see edu ja kõik see asi, mis sul on, see mädaneb ära ja sa kukud ise sinna alla ja see hävitab sind mitte ainult selles maailmas ja füüsiliselt, vaid ka igavesti, vaimselt hävitab sind samuti, hävitab su tuleviku igavikus. Nii et see on tegelikult, need on väga tõsised asjad, mida me peaksime teadma, aga kuna meil ei õpetata neid asju, siis inimesed ei tea seda, siis neile näib, et see on legend ja ma võiks öelda ainult selle kohta, et see on teadmatus. Aga Jumala sõna annab meile selged alused, kuidas me saame mille aluse, mis on õige, mis on vale, mis on lubatav, mis on lubamatu. Seal on väga selgesti need asjad välja töödud ja kultuuriline erinevus, võib-olla see mitme 1000 aasta tagusest kultuurist võrreldes tänapäevaga on niivõrd väike, et seda võib siiski üsna selgesti saab kohandada seda ilma erilise vaevata. Nii et see, mille kohta ta ütles, seda ma vihkan, need on niisugused asjad nagu varastamine, abielu rikkumine, mõrvamine ja muud sellised perverssused ja röövimine, pantvangi võtmine, väljapressimine ja muud sellised asjad. Need on täpselt samad asjad tänapäeval, ei ole mitte mingit vahet. Sina väidad pastorina, et Jeesuse lunastus ja kõik see, mis sellega kaasneb ja ristisurm puudutab absoluutselt igat inimest. Jah, loomulikult, aga see ei ole niisugune, et see hakkaks automaatselt nende üle ise kehtima. Sellest, kui inimene ei võta seda, kui ta ei tee endale oma elust kokkuvõtet, ei tee seda Jumala seaduste alusel, ei lähe selle kokkuvõttega Jumala ette ja ei apelleeri Kristuse ohvrile. Tähendab, me saame apelleerida Kristuse ohvrile alles siis, kui me oleme kõigepealt teinud oma elust kokkuvõtte Jumala seaduste alusel, mitte inimeste omade, vaid selle alusel, mida ta on kirja pannud. Ja ma soovitan igal ühel ise tutvuda sellega, mis seal kirjas on. Mitte võtta kellegi teise tõlgendusi ka, aga kõigepealt ise tutvuda. Ja kui ta selle alusel me oleme siis selle kokkuvõtte saanud, siis me läheme Jumala juurde kohtusse. Nüüd ütleme, näed, nende asjades ma olen üle astunud, ma olen süüdi. Karistuseks seaduses on surm ja ma tunnistan, et see karistus on õiglane. Ma ütlen, et siin ei ole midagi teha, see on õiglane karistus. Okay. Ja kui ma olen selle karistuse vastu võtnud ja südames tundnud, et see on õiglane, tõepoolest, ja öelnud seda, siis on mul õigus apelleerida nüüd sellele, et aga karistus on täide viidud. Ja ma apelleerin, et see keegi on minust juba maha löödud. Palun arvestage see minu kontole ja palun laske mind nüüd lahti. Seepärast, et see kontole saabki mulle seda arvestada sellepärast, et siis on mul üldse mingi edasi. Kui karistus on kantud ja mind saab vabalt lahti lasta, siis on üldse mingi edasine elu. Vastasel juhul ei oleks üldse midagi edasi. Ja see, kes on karistuse kandnud, see on Jeesus Kristus, natsaretlane. Just, aga see hakkab minu jaoks Jumala ees kehtima alles siis, kui ma seda ise tahan, taotlen ja selgesti nõuan. Mitte enne. Ja enne selle amnestia või ütleme Kristuse karistuse kohandamise eeltingimus on see, et mul on kahju sellest, mida ma olen teinud. Ma tunnistan seda, mida ma olen teinud, panen asjadele Jumala antud nimed nendele asjadele mu elus ja pööran ennast sellest eemale, mida ma olen teinud. Et mu tegevus näitab, et ma pöördun konkreetselt. Seda protsessi nimetab Piibel meeleparanduseks. Öeldakse selle kohta ka, et see on patutunnetus. Aga ta ütleb, et õigeks mõista ei saa ilma verd valamata kedagi. Ja veri on valatud. Tänu sellele saame me siin istuda. Muidu peaksid mina ammu surnud olema. Tänapäeva inimesel on vereohvri tähendus minu meelest täiesti arusaamatu, kuna me ei puutu kokku loomade verega, me ei tapa neid, me ei lase neid verd välja, me ei tegele kõikide nende protseduuridega, mis vanasti ilmselt olid täiesti tavalised ja kuulusid igapäevase elu juurde.
ja selle tõttu ka minu meelest me ei saa aru või me nagu ei usu õieti, et see vereohvri asi on tänapäeval täpselt samamoodi kehtiv, nagu ta oli 1000 aastaid tagasi. Et kas sa seletaksid natuke selle vere tähendust, et veres on eluvägi ja mida see tegelikult tähendab ja kuidas seda ohvrit siis ikkagi Jeesus Kristus maksis meie eest? Piibel ütleb niimoodi, et liha elu on veres. Nii ta on. Ja selle tõttu on Jumala rahval keeratud verd süüa. Selle tõttu ka kristlased ja verivurst ei käi ühte patta. Ja see on respekti märk Jumala ees, et ma ei puutu verd. Ma ei kasuta seda, sellepärast, et mina ei ole elu andnud. Ma võin seda küll võtta, aga see on nagu respekti märgiks Jumala ees. Võt seda osa ma ei puutu, kuna see on elu kandja ja see on pühitsetud loojale. Ja selle tõttu, nagu kirjutab, sa valad selle maha ja katad selle kinni. Et sa ei võta seda enesele. Aga vere valamine kui süüohver, veri on tegelikult elu andmise sümbol, mitte midagi muud. Sa annad oma elu. Keegi vanasti andsid ohvriloomad oma elu. Ja ka ohvriloomade staatus ei ole inimese staatusega vaimses maailmas võrdne. Seepärast, et nad on inimesest alamad olendid. Inimene on pandud neile valitsejaks. Nüüd selleks, et inimest lunastada, pidi olema keegi kas inimene või siis inimesest kõrgem. Kristus oli mõlemat. Ta oli Jumalaga võrdne, nagu kiri ütleb tema kohta, ja ta on ühtlasi ka inimene. Ühesõnaga, nii et selles mõttes ta täitis mõlemad kategooriad ja tema surm selle tõttu sai lepitada niimoodi meid, mitte niimoodi nagu loomade, ohvriloomade surm lükkas karistuse edasi aasta võrra. Järgmine aasta pidi jälle ohvrilooma tooma, muidu hakkas karistus kohe nagu kohale tulema. Aga nüüd Kristuse surm kõrvaldas karistuse, sest see nõue oli rahuldatud, kohus oli lõpetatud, asi läks arhiivi. Seda asja enam ei ole. Nii et meie elus need patud, mida me oleme Jumala ette toonud, tunnistanud need, kahetsenud neid, neist lahti öelnud ja ühtlasi palunud nüüd Kristuse vere lepitust nende eest. See on sama protseduur, nagu me oleksime läinud templisse, meil oleks olnud ohvriloom kaasas, kelle veri oleks olnud piisav selle süüteo kõrvaldamiseks. Ta oleks seal tapetud meie silme ees, verd oleks piisatud meie peale, altari peale ja see lepitus oleks preestri poolt, kes on selleks volitatud õigesti toimetatud. Aga ma juhin tähelepanu sellele, et see on vana seadus juba, see on iidne seadus, see on sama iidne nagu aeg ja ruum meie ümber, et keegi peab andma oma elu. Kellegi elu peab võetama, sellepärast, et kui karistuseks on surm, see on lahutus. Surm on ihu ja hinge lahutus kehast. Või tähendab vaimu ja hinge lahutus kehast. Et ta ei ole lihtsalt niisama, see ei ole teooria, see on praktika. Kui keegi sureb, siis tema tegemised ja toimetamised selles maailmas on lõpetatud. Sellega on sluss, siit edasi enam ei lähe. Ja täpselt samamoodi sellepärast oli vaja ka Kristusel tegelikult päriselt surra. See ei olnud naljakas, see ei olnud poolenisti. On olemas valeõpetusi, mis ütleb, et Jumal viimasel hetkel vahetas Kristuse risti peale ära ja umbes nii nagu siin mingisugused igast totraid inimlikke müüte on. Aga me teame seda, et vaimus see asi kehtib. Ja see on tõestus sellele, et see ka tegelikult toimus, sest ta ei kehtiks vaimus muidu. Ja kuna Kristuse veri on tõesti kõige võimsam lepitusvahend, mis üldse on olemas, siis seda on rakendada igal ühel võimalik. Aga ma rõhutan, selle eelduseks on meeleparandus. See on oma pattude, oma üleastumiste tunnistamine, nende kahetsemine Jumala ees, nendest loobumine ja ära pööramine ja siis selle lepituse vastu võtmine. Ja et see on konkreetne protseduur. Me ei saa lihtsalt niimoodi minna kirikusse või Jumala ette öelda, et tead, sorry. Nii ei käi see asi. Et nüüd, kui ülestõusupüha on saabumas ja inimene tahab seda pühitseda, läheb kirikusse, teeb kodus ettevalmistusi, teeb pašat ja värvib mune ja teeb neid muid väga toredaid tegevusi. Kas see aitab teda kuidagiviisi Jumalale lähemale või peab ta midagi veel tegema? Pühade kulinaarne tähistamine iseenesest on ainult selle asja väline külg. Ja ütleme, munade värvimine ja kõik muud niisugused asjad, see on tegelikult paganlik riitus, mis on tulnud sisse kristliku pühasse hoopis. Paasapühadel teil ei mingit munade värvimist. Aga ma ei rõhuta nüüd, jutt on just paasapühade ohvrist. Et siin on
terve konkreetne pühade järgnevus, mis lõppes paasapühaga. Et ja see on, miks ta on seotud sellega, sellepärast, et Kristus on see paasatall, kes tapeti kõigi eest, et surmaingel läheks kõigi eludest mööda, kes Kristuse vere alla tahavad minna. See on see sümbol. Ja tulemus on see, et kui paasatall tapeti Egiptuses ja veri oli piitade peal, surmaingel läks mööda, siis surmaingel oli viimane nagu piisk selles karikas, mis murdis selle vaarao ikke Iisraeli pealt. Pärast seda vaarao ütles, nüüd aitab, nüüd ma eks rohkem ei jõua enam. Ja laske minge minema teada, et siit ei jää üldse midagi alles ega kedagi ei ellu, kui te veel siin kaua olete, eks ole. Ja ta laskiski Iisraeli minna. Ja see on sümboliks selles, et talle veri tegelikult esiteks saadab surmaingli meist mööda, aga saadab selle sama asja meie vaenlaste kallale, eks ole. Ja selle tulemusena selle kurjuse ikke meie peal murtakse ära. Ja me võime minna välja, me saame ikkest välja. Me saame kurjuse, selle oma rikutuse kurjuse alt minna välja Jumala vabadusse ja saada nendeks, kes me tegelikult oleme mõeldud olema. Nii et seda ei ole ju iseenesest mõistetavalt võimalik vastu võtta ja kuidagi, ma ei oska öelda, osa sellest saada lihtsalt kulinaarsel meetodil. Et me võime ju tohutu mingisuguse laua teha nagu karuäkke ja X roogasid sinna panna ja kõike muud, aga kui see ei ole meie südames tegelikult niimoodi läbi käinud, see ei ole meile sisemiselt oluline, me ei ole Jumala ees käinud, me ei ole oma elu üle vaadanud, me ei ole Jumala ees nagu kohtus käinud, ei ole kurjast loobunud, ei ole nagu pöördunud ära kõigest sellest, mida me teame olevat kurjad. Ei ole kahetsenud seda siis, kuidas saaks meie kohta käia. Kirikus käimine iseenesest, me võime ju nii palju kirikus käia, et me pingi ära kulutame. Me võime ju kooris laulda ja olla hirmsad aktivistid, nii religioossed, et tapab. See ei aita meid. See ei aita meid kuidagi. Nii et meid aitab see ainult, kui me oleme personaalselt teinud Jumalaga lepingu, personaalselt tunnistanud seda, mis minul viga on, pannud need nimed oma eluasjadele ja astunud lepingusse selle sama Jumala paasatalle ehk Kristuse vere läbi. Et võt see annab meile osa sellest pühast. Nii et selleks ei ole isegi kirikusse konkreetselt vaja tulla. Seda võib teha omaenda kodus. Lihtsalt põlvita omaenda diivani ette ja räägi kõige väelise Jumalaga, kes näeb igale poole. Ja kui muud ei oska teha, siis ütle, issand Jeesus Kristus, halasta mu patuse peale. Anna mulle silmasalvi, anna mulle, et ma hakkaksin nägema ja mõistma, mida on vaja teha. Kas see on võib-olla veel parim viis sellest osasaamiseks, sest et see ütleb väga olulised asjad kõik matsuga ära. Et Jumal on olemas ja ma olen aruande kohustuslik tema ees, et ma olen eksinud ja ma tahan oma teid muuta. See võiks olla meile niisuguseks juhendiks nende pühade puhul.